tere! Ma pean rääkima teemal kujundav hindamine, aga eesti keeles on seda õppijana vahel raske teha. Kuidas ma saaksin harjutada keelt nii, et keegi mind aitaks ja kohe tagasisidet annaks? Muidugi! Selleks saan ma kasutada tehisintellekti. See on mugav ja privaatne viis õppimiseks. Hei ChatGPT! Palun kuula minu monoloogi teemal kujundav hindamine ja anna mulle palun tagasisidet minu keelekasutuse ja sisu kohta ning aita vigu parandada. Väga hea. Räägi rahulikult. Ma kuulan ja annan pärast tagasisidet. Kujundav hindamine on väga oluline õppimise protsessis. See aitab õpilased aru saada, mida nad juba oskavad ja mida nad peavad veel õppima. See on pidev areng. Positiivne on see, et õppija saab kohe tagasiside ja saab parandada oma vead. Aga negatiivne võib olla, et see võtab palju aega õpetajale ja mõnikord õpilased ei saa aru. Nii, see oli minu lühike harjutus. Nüüd ootan huviga, mida sa minu ettekandest arvad. Sa rääkisid arusaadavalt. Siin on mõned keelelised tähelepanekud. Näiteks kasuta väljendi õpilased aru saada asemel õpilasel aru saada. Samuti on õige öelda, saab oma vigu parandada. See kõlab loomulikumalt. Sisu osas tõid sa ilusti välja nii positiivsed kui negatiivsed küljed. Väga hea töö. Aga tead mida? Ma arvan, et sa võiksid lisada ka ühe konkreetse näite oma igapäevasest praktikast. Kuidas see kõlab? Jaa, muidugi, aitäh. Kujundav hindamine annab õppijale võimaluse eksida ja õppida vigadest ilma tugeva hinnangulise surveta. See loob turvalisema õpikeskkonna, kus õppija julgeb katsetada ja aktiivsemalt osaleda. Sinu mõtted olid selged. Jätka samas vaimus harjutamist. See oli tõesti kasulik. Ma ei pea kartma eksimist, sest saan kohe abi. Saan harjutada igal ajal ja igas kohas. See annab mulle enesekindlust juurde. Tehisintellekt on suurepärane vahend enesearenguks ja keeleoskuse parandamiseks. Nii tore, et meil on nüüd võimalik õppida keelt igal ajal ja igal pool. Tehisintellekt on lihtsalt super abimees. Aitäh vaatamast ja head harjutamist! Kohtumiseni!